1917, aasta, mil asutati Eesti suurimaks jaekaubandusvõrgustikuks ja turuliidriks kasvanud grupp, mida tunneme täna nimega Coop Eesti. Kuid tegelikult algab Coopi lugu juba veidi varem. 1902. aasta suvel loodi Antslas Eesti esimene tarbijate ühisus, mis kuulus kohalikele elanikele endile. Ühele järgnes aga teine ja kolmas ning esimesed sammud üle-eestilise keskühisuse poole olidki tehtud. Järgmise 15 aasta jooksul loodi Eesti eri paikades veel 22 tarbijate ühistut, mille sujuvamaks koostööks asutatigi 1917. aasta kevadel Eesti Tarvitajate Ühisuste Liit ehk ETK, mis kandis vahepeal nime ETKVL, siis uuesti ETK, kuid alates 2015. aastast võeti kasutusele rahvusvaheline ühiskaubanduse kaubamärk Coop. Tänaseks on Coop Eesti osaks 19 ühistut ligi 350 kauplusega üle Eesti, mis pakuvad tööd 5000 inimesele. 2016. aastast on 24 tundi ööpäevas avatud ka Coopi veebipood ecoop.ee. Tänu 600 000 lojaalsele kliendile on Coop kasvanud vaieldamatuks turuliidriks, omades ligi 21% turust. Iga päev tehakse Coopi kauplustes ligi 1,5 miljoni euro eest 180 000 ostu ning iga kuu liigub Coopi kauplustesse keskmiselt 40 miljonit ühikut kaupa. See tähendab aastas rohkem kui 60 miljonit ostu ja üle 500 miljoni euro suurust käivet. Coopi omanikuks pole ükski ärimees ega korporatsioon, vaid see on olnud algusest peale 100% Eesti tarbijatele endile kuuluv grupp, millel on täna ligi 80 000 klientomanikku. Ühistukaubanduse suurim erinevus erakaubandusega võrreldes on see, et kasum ei ole eesmärk omaette, vaid lõppeesmärk on teenitud kasumiga hoida avatuna kaupluseid inimeste lähedal üle Eesti, arendada nende müügikeskkonda ning panustada kohaliku kogukonna arengusse. Selleks, et kodukoha pood säiliks, saab igaüks anda oma panuse, järgides enam kui 100 vanust põhimõtet. Ära kunagi osta erakauplusest seda, mida oma ühisuse poest saada võid. Kui suurpangad ja riiklik postiteenus on kulude kokkuhoiu eesmärgil kontoreid sulgemas ja koondumas vaid suurlinnadesse, siis Coop pakub oma klientidele nii panga kui postiteenuseid üle Eesti. Tähtsal kohal on ka inimeste tervis, mistõttu on Coop suur kohaliku sporditoetaja. Coop on alati püüdnud leida võimalusi, kuidas pakkuda kliendile uusi ja mugavamaid lahendusi. Nii nagu avati 1994. aastal Eesti esimene hüpermarket, loodi 2011 esimene pankadest sõltumatu maksekaart ning 2017 Eesti esimene kaupluste võrgustiku sünergial toimiv Coop Pank. Kauplustes on moodsad nutikassad ning internetis mugav e-pood. Klientidele alati kõige värskema kauba tagamiseks on Coopil ka üks Eesti suuremaid ja moodsamaid logistikakeskuseid. Coop on turule toomas mitmeid moodsaid lahendusi, mis kliendi elu lihtsamaks teevad. Näiteks personaalsed pakkumised, mis inimesele just tema ostuharjumuste järgi poes kuvatakse. Tulevikule mõtlemine on tugevalt seotud ka keskkonnaga. Seetõttu ehitas Coop oma logistikakeskuse katusele Eesti ühe suurema päikesepaneelide pargi. Aastas toodetakse nii palju keskkonnasõbralikku elektrienergiat, et sellest piisaks enam kui 500 kodu varustamiseks. Kuid see enam kui 100 aasta pikkune ajalugu on alles algus. Üheskoos tegutsedes, hoolides ja kogukondlikult mõeldes saame vaadata tulevikku, et ka järgmise 115 aasta möödudes oleks klientidel võimalik kaunites Eesti paikades astuda Coopi kauplustesse ja leida sealt kõik vajalik. Sest nii hoiame elu igas Eestimaa nurgas.